õhtust, hääd jalgpallisõbrad ja jalgpallituttavad. Koduvabariigi meistrivõistlused 2017. issand aastal on jõudnud 27. vooruni. Allik keskel Sander Postiga koos Kaarel Henn ja vasakul Oskar Berggren, kes vaatamata kergele reielihase vigastusele on kui see Heroli pallist möödulöök välja jätta, kui nüüd on võimalus, kas Ilves jõuab pallini ja pall postis ja ei lähe üle väravajoone. Läheb ja kohtumise 27. minutil asub Viljandi Tulevik Pärnu Vapruse vastu 1-0 juhtima. No kiire kontra. Indrek Ilves selle värava lööb ja peale pisikest kõhklust väljakukohtunik Siim Rinken siiski võtab kuulda äärekohtuniku otsust ja selle värava ära loeb. Läheb ka veel korraks konsulteerima äärekohtunikuga, Pärnu mehed ei suuda uskuda. Ja Lõugan ütleb, aga usutavasti on kõik võimalik ka 4. voorus. Aga Allik kenasti purjetab sisse, hea pass Ilvesele ja kohtumise 45. minutil. Ilves lööb hooaja 3. mängu 2. ja viib Tuleviku 2-0 juhtima ja üpris sarnane värav võrreldes esimesega. Kenasti leitakse jooksu pealt Ilves üles ja paremaga lükkab väravvahist mööda vasaku posti kõrvale. Ilvese tippu panemine tipuründajana, kus ta sellel hooajal vaid paaril korral mängib. Lisa veelgi. Allik taas aktsioonis. Ja, Ilves väga hästi kattis ja suutis jätkata. Juhkam kenasti annab palli edasi. Allik ja põrkab pall. Ja no milline värav! Väga tugeva rikošetiga ja 3-0 kohtumise 47. minutil, kui tundus, et teist poolega Pärnu on ehk natukene korralikumas survega alustanud, siis selle nimele see värav nüüd läheb, seda oleks huvitav vaadata. Jah, aga kõik algas igatahes sellest, et selge ees väga hästi mängis. Ja Viljandi taas ründamas, Ilves hoiab palli ja leiab Heroli, kas Heroli jõuab pallini? Kallaste võtab Heroli maha ja 71. minutil penalti. Nüüd saame näha, kes läheb Viljandi poolt seda penaltit lööma. Ja miks see meid huvitab, sellest saame rääkida siis, kui on näha, kes lööb, kuidas lööb ja mis selle löömise tuleb. Samasse väravasse Levadia vastu lõi. Ja lööb ka täna ja lööb kindlalt alla paremasse nurka. Kallaste aimab suuna ära, aga pall veereb temalt läbi. 4-0 Viljandile 72. minutil. See mäng kipub liikuma sadamasse, mille kohta öelda. Oma meest minemas ei ole. Rainer Rüütel nüüd oli jälle palli pealt minema jooksmas ja paha eksimus siit nüüd Loigo poolt. Ja Vihmal võimalus, värava ette tuleb ja Pärnu saab kätte oma auvärava, Kristjan Saarts. Illimar Loigo eksimuse järel Pärnu kastis kiirrünnaku realiseerib, nopitakse sealt pall ja Kristjan Saarts skoori arvestades veel lisab siia mingeid sekundeid või mitte, seda saame kohe näha, ei lisa. On lõppenud Tuleviku 4-1 võiduga. Ja tänane